Tere, head inimesed! Oleme täna siin stuudios jälle ühe tuntud tegelasega, kelle kohta öeldakse, nagu piiblis olid mingitest meestest, kes alati igal pool segadust tekitavad, siis nagu te näete, on siin Egon Sarv jälle. Tere! Segaduse tekitaja. Jah. Tere! Nii. Sa aeg-ajalt käid Saaremaal, eks ole? Ja käid siin ka, kuidas nüüd öelda, korda majja loomas, on ju mõnes kohas. Selline sama nagu, et juhtub ikka ju peab ju üle käima igal pool, kus natukene õpetama ja... On asju, millest ei saa vaikida. Jah, no vot. Nii, aga praegu on huvitav aeg jälle selles mõttes kõik see, mis maailmas toimub, on ju. Aga räägime kõigepealt sellest, et kui ma sulle viimast korda helistasin, siis sa ütlesid, et sa seal lähed kuskile Norrasse. See tuli ootamatult, jah. Nii. Ja mis seal Norras siis tundus olevat? Tähendab, meil oli kogudusest, Viljandi osadusest siis paar meest plaanisid minna ja kutsusid mind kaasa, ütlesid, et tule kaasa. Ma ütlesin, et ma ei ole selliseid vahendeid ja ütles, et ma maksan sul kinni, me nii autoga lähme ja et võtaks kaasa, et autos kohti on. Ja siis ma kaalusin seda ja pojaga käisime. Ja see oli nüüd teil on, ma seda perekonnanime ei tea, aga eesnime järgi võib-olla tunnete ära, et see on see Torbeniks kutsutakse. Ongi ta, eesnime ongi Torben, taanlane. Ma ei olnud tast midagi kuulnud. Nüüd, muidugi ma olen kuulnud ja näinud ka teda nagu oma silmaga. Ja ma olen nagu aru saanud, et kas ta on nagu, osad peavad teda mingiks valeõpetajaks või... Isegi? Ma ei tea, et ta on nagu põlatud ja siis ta oli pandi vangi. Aga ma ei saanud ka täpselt aru, et mille pärast ta vangi pandi, sest see oli nagu inimestele juba teada, see lugu. Ma olin nagu uus, ma ei teadnud. Aga ma sain aru, et ta oli nagu kristliku tagakiusu all. Kas õpetuse pärast või midagi. Aga ma nagu natukese lugesin või uurisin, et ma nagu ei saanud aru, et mis seal see õpetus siis oleks nagu väga vale olnud või? Ja tal ei olegi midagi vale olnud. Tal oli lihtsalt see, et ta käis tänavatel kuulutamas ja palvetas haigete eest. See vääris nagu... Just, aga ma ei tea, kas... mis värk seal veel oli, aga ta pandi vangi, see on nagu riiklik tagakiusamine oli see. Ja ta põgenes, ta pidi põgenema Taanist. Jah, Taanist põgenes ära. Ja siis ta oli paguluses seal ja talle esitati igasuguseid süüdistusi. Just. Illegaalne relva kandmine, inimkaubandus, ma ei tea mida iga veel. Vaata, kui inimest on vaja süüdi mõista, siis leitakse ikka siis leitakse, aga mitte üheski asjast tema üle nagu selles nagu kohut ei mõistetud või ei mõistetud süüdi, on ju. Ja. Aga see oli lihtsalt, ja ma sain ka niimoodi aru, et ta mõisteti lihtsalt, oligi, et ta tegi evangeelset tööd. Ja rääkis ja ma lugesin ka, et mis, nagu uurisin, et mis see siis nagu erinev on. Ja ongi see nagu, et inimene usub, et Jumal võib ka tänasel päeval terveks teha, on ja usub, et Jumal täidab püha vaimuga, et ta teeb üleloomulikke asju, imesid, on ja usub, et peaks evangeliseerima, et see kuulub nagu kõigile, et minna ja kuulutada tänavatel evangeeliumi. Nii et aga muu jaoks muidugi oli nagu huvitav see, kuidas nüüd usklik, kes on sellise tagakiusu all ja läheb nüüd nendest kannatustest läbi ja ma ütlen, et ega see lihtne ei ole, kui sul on naine ja lapsed, pere on ja kui sa oled üksinda, siis
nagu sa oled seal vanglas ja noh, võib-olla ta ei ole sulle maailma kõige mugavam koht, kus olla, on ju. Aga me loeme piiblist siin, palju on Jumala mehi, pannakse vangi ja Paulus oli vanglas ja Vanatestamendi prohvetid olid, üks visati kaevu ja kes kus oli, Joosep oli vanglas, eks ju. Et ja noh, meie vanglad on ikka vähe paremad kui need tollased Egiptuse või Rooma vanglad, eks ju, kus inimesed nagu kopitasid. Aga sellest, nendest kannatustest nagu läbi minna ja kui sul on pere ja lapsed nagu väljas ootamas, nad saa isa juurde, abikaasa juurde ja lapsed igatsevad oma isa ja sa oled seal vanglas. Ja nüüd see igatsus ja nüüd see, kuidas usklik nagu nendest katsumustest läbi läheb, seda oli nagu väga huvitav kuulata. Ta rääkis sellest, jah? Ta rääkis nagu sellest. Ja eks ta on neid raamatuid ka kirjutanud. Meil ühele inimesele tuli südamesse, et ühe raamatu nagu ära tõlkida eesti keelde, võib-olla nendest vangla, ma ei tea millise siis, aga minu jaoks oli nagu väga huvitav see, kuidas... Ta oli Ameerika vanglas. Ta oli Ameerikas, jah. Ja aga noh, isegi nagu see ei olegi väga oluline, kus riigis sa oled, aga sa lähed nendest asjadest nagu läbi ja sa mõtled, et sa teed nagu Jumalale, noh, ma teen nagu head ja õiget asja, ma teen, mis Jumal on mulle südamele pannud, eks ju. Ja ma loen piiblist, et haiged saavad terveks. Nii. Ja mul on usku, et nad saavad ka täna terveks, on ju. Ma lähen palvetan ja ta saabki terveks. Ja siis ma lähen ja palvetan teise eest ja teine saab terveks ja minu usk nagu kasvab. Ja siis ma palun püha vaimu ja niimoodi ja siis ma lähen palvetan, et inimesed saaksid päästetud ja nad saavad päästetud ja sa teed, mis on nagu õige ja sa näed, et Jumal ja siis sa satud hoopis ja täna hommikul oli Pere raadios oli või ma ei tea, mis raadios oli see hommikupalvus, on ju. Ja seal ütles, no vist on Pere raadiotes hommikupalvus. Jah. Nii, ja seal oli niimoodi, et ma ka kuulasin natukese, et õnnistatud inimene, noh, tal läheb nagu hästi. Tal on tervis ja tal on kõik naamodi. Ja õelal ei ole nii. Aga sa teed nagu, oled Jumalale sõna kuulelik, aga sul lähe hästi. Sa hoopis satud taga kiusu alla. Ja siis sa pead oma riigist ära põgenema, ja ikka sind saadakse kätte. Ja siis esitatakse sulle täiesti absurdsed süüdistused, et sa oled nagu relvakandja ja inimsmugelda või mitte see, inimkaubitseja ja müüd lapsi võib-olla ma ei tea kuhugi, seksiorjusesse või kuhugi, eks ju. See on inimkaubandus. Ja siis sa mõtled, et see kõik on vale ja sa palvetad ja inimesed üle koguduste palvetavad üle maailma, eks ju, palvetavad su eest. Ja et kohused kindlasti võidame ja ei võida. Pannakse vangi, on ju. Ja siis sa ootad seal, et sind välja lastakse. Ta kirjeldas, nagu see oli väga huvitav tegelikult, kuidas ta, ma ei mäleta, mis järjekorras need olid, aga kas tal oli pulma aastapäev tulemas või. Ja siis ta mõtleb, et kindlasti Jumal vabastab mu nagu pulma aastapäevaks. Ma saan vabaks. Ja siis ta ootas ja ta oli nii valmis, et kindlasti Jumal teeb nüüd ime. Noh, vaata, me apostlid tegudest ka loeme, kuidas väravad lähevad lahti ja Peetrus tuleb välja ja kõik ja me oleme teistest kohtadest ka lugenud tunnistusi. Ja siis ta ootab seda päeva ja siis ta mõtleb, kuidas ta läheb siis abikaasaga tähistavad seda pulma aastapäeva peale seda vangistust ja kõike niimoodi. Ja siis pulma aastapäev tuleb ja läheb ja ta on ikka vangis. Ja mitte midagi ei juhtu. Ja siis ta on nii masenduses ja tröstitus olukorras, et Jumal, et noh, miks sa nagu... Ja siis on jõulud tulemas, siis ta mõtleb täpselt samamoodi ja jõulud tulevad ja lähevad ja ta on ikka vangis, eks ju. Ja siis tuleb ülestõusmispüha ja ma ei tea, kas poja sünnipäev või tütre sünnipäev või mis seal oli. Ja siis on niimoodi, et nagu üks tähtpäev läheb teise järel ja ta on ikka kogu aeg vangis. Ja ei saa vabaks, eks ju. Ja ei juhtu nagu seda imet. Ja siis, ja ta ütleb niimoodi, mulle meeldis, et ta ütles, et noh, lõpuks ta sai vabaks, eks ju. Aga
nendest katsumustest nagu läbi minnes, sellest nutuorust ja sellest läbi minnes, ta õppis asju, mille kohta ta ütles, et mida ma nagu väljas ei õpiks ja ta teadis, et paljud asjad, mis ta nüüd nende katsumuste läbi õpib, ta kaotab, kui ta läheb välja vabadusse tagasi. Ja siis ta palvetas selle eest, et Jumal, et ma ei kaotaks neid aga vaata, sa tuled easse ellu tagasi ja mõned asjad sulle jäävad, aga mõned asjad nad nagu kui sa püüad vett kanda niimoodi peopesas, siis ta ikka niriseb sul siit sõrmede vahelt minema. Ja hoia nii kaua, kui sa tahad, ta ikka läheb sul ära. Mul on see sama kogemus vaimuliku elu ka. Et saad väga võimsa vaimuliku kogemuse ja seal on väga hea olla ja siis sa tahaksid selle sees nagu elada ja olla ja niimoodi. Tahaks sinna telgi teha. Tahaks sinna telgi teha ja olla, onja. Aga see libiseb sul ja sa tunned, kuidas päevadega, et see kaob, niriseb sul siit vahelt välja ja nüüd sa püüad seda hirmsasti päästa ja hoida ja siis hakkad nagu tegelikult lihapinnal tegutsema. Mitte enam vaimus, aga hingelisel tasemel. Ja teine asi, mis ta nagu ütles siis selle vangla kohta, et üks asi, et ta kaotab, et osad asjad ta teab, et ta kaotab, aga teine oli see, et nüüd mul ei ole enam nagu seda hirmu, mis mul oli esimesel korral nendest samadest asjadest nagu läbi minna. Kui sa oled nendest katsumustest juba läbi läinud, siis teisel korral nagu on nagu kerge minna nendest läbi. Sa juba tead, mis sind ees ootab. Aga vaata, see on ka huvitav, et nüüd need vastased, kes ta kinni panid ja rõõmutsesid, nii nagu vastane rõõmutses, kui Jeesus risti löödi, siis need vastased, kes ta kinni panid, rõõmutsid, me panime vangi, onja. Aga nüüd jah, ta oli seal vangs ära, aga tegelikult ta ei muutunud mitte nõrgemaks, vaid tugevamaks. Ja nüüd on nagu ta veel tugevam. Eks ju? Nii. Usklikuna. Seista vastu nendele pimeduse jõududele ja mis iganes, mille pärast ta siis seal kinni pandi nagu. Aga see on huvitav, on ju? Vaatad, nagu peaks olema selline demokraatlik kord ja siin läänemaailmas on ju selline asi juhtub. Tead, vist demokraatlik kord, ma ei tea, kas teil siin Saaremaal veel on demokraatlik kord. Kuule meile raadiumis kogu aeg räägitakse, et see aga järjest rohkem inimesi saab aru, et siin ei ole demokraatiaga mitte mingit pistmist. Ja see on nagu, sult võetakse nagu tükk haaval võetakse sul vabadus ära, eks ju. Nii. Ja ma ütlesin seal ka oma pöördumises, eks ju, EKP Liidule, et see, ja ma olen seda raadios ka öelnud, et see lääne ühiskond, kus me elame, see on järjest rohkem, järjest avalikumalt, puhtalt nagu globalistlik, liberaal-globalistlik, satanistlik süsteem, maailmakord. Mille sees meie elame on ja kus sulle maalitakse illusioon sinu vabadusest. Nii. See on nii nagu tänapäeval need, kui restoranis on need nimetatakse maalitud toidud on ju, või maalitud praed, kus sulle joonistatakse suure taldriku peale, joonistatakse ketsupi või majoneesiga, joonistatakse mingisugune pilt on ja. Mingi või kohvi peale või? No ükskõik kuhugi, jah. Aga see demokraatia on illusioon. Aga see vabadus on meil olemas ja see vabadus on meil ühes kohas, siin. Nii, jah. See on tõsi. Tähendab, kas seal olid nagu koosolekud või? See olid koosolekud, jah. Ja tema jutlustas siis, jah? Tema ja üks kohalik, ma ei tea, kas ta oli pastor või mingi teenistuja. Kas see oli nagu äratuskoosolekud või lihtsalt, ütleme selline usklike jaoks selline nagu, et usklikud ka võiksid ärgata lõpuks? See on huvitav, et väga palju on, ma igalt poolt, küllaltki igalt poolt näen, et nüüd on ju Eestis on see ärkame
no meil on siin vägev ärkamise ühise nimetajal ärkame koos või mingi selline. Jah. Kas sa ei ole veel ärganud? Mina või? Jah, täna hommikul küll ärkasid, jah. Ärkame koos, jah. Jah, aga see on huvitav tendents. Nii. Et kuulan nagu igalt poolt, et ärkame koos, eks ju. Meil on praegu ärkame koos need, siis ma arvan, et seal Norras oli ka keegi vähemalt või oli mingisugune kas koosolekus või öeldi, et ärkame on ja. Et usklikud peavad ärkama. Siis ma mäletan, kui see oli aastaid tagasi, enne kui ma Indoneesiasse läksin, Baptistiliidu teekäija minu arust peatoimetajaks sai tol ajal Leo Paldre võttis mingiteks aastateks selle. Palju aastat tagasi. Pakun, et äkki 20 aastat tagasi või rohkem. Üle 20 aasta või 20 aastat tagasi. Nii, ja siis ma mäletan tollasest ajast, minuga, meie perega tehti ka veel üks artikkel sel ajal, aga siis seal oli ühes selles Leho tehtud toimetatud ajakirjas oli siis, et usklikud peavad ärkama ja seal oli siis see tudeng või keegi oli nagu, mina olin ka, kui ma ülikoolis käisin, ma olin nii väsinud. Ma käisin peale loenguid, käisin tööl veel ja siis mul oli, ma olin nagu öösel tegin tööd, arvutigraafikat ja siis hommikul läksin loengutesse ja siis läksin peale loenguid, läksin Tartu Ülikooli raamatukokku, sõin lõunat natukese ja siis läksin raamatukokku õppima. Aga siis üks asi, mis mulle nagu tohutult meeldis, seal oli see, et vahest oli piibel ja vahest oli need teised asjad, õpikud või asjad, ma panin need niimoodi kokku, omale pea alla keerasin nii, eks ju, ja siis ma magasin seal 2 tundi tavaliselt seal raamatukogus. Või nii väsimus, aga pärast mul oli nagu hea õppida, eks ju. Ja siis mul oli üks lemmik niimoodi. Ja siis ma mäletan, et samal ajal ma olin nagu oli seal teekäijas, oli see artikkel ärkamine ja siis oligi niimoodi, et mingisugune see pilt oli küllaltki suur pilt, et mingi tudeng või keegi seal niimoodi ajab ennast sirgu nagu, eks ju, ärkab. Ja siis ja vaata, see 20 aastat tagasi. 20 aastat tagasi oli see sõnum, et ärkame on ja, et on aeg ärgata. Ja 20 aastat on mööda läinud ja meil on sõnum praelt maikuus, ärkame koos on ja. No, kaua me siis ärkame? No. Või, nii, ma olen varsti 80 aastat vana, ikka ärkame või? Et kui kaua meil see ärkamine siis nagu aega võtab, eks ju? Nii, kaua võtab? Kaua võtab? Et miks me siis ei ärka nagu? Aga teie seal Norras ka ei ärganud siis või? Vaata, nüüd see küsimus on see, et kas, ma mõtlen niimoodi, et kas ma käin nüüd ütleme selle loosungi all nagu kaasas, et nüüd on vaja ärgata või ma elangi, tulen selle ärkamise loosungi alt välja, elan oma vaimulikku elu. Nii nagu peab. Nii nagu peakski elama, on ja. Mitte niimoodi, et ma magan ja siis äkki avastan, et ma peaks nagu ärkama, on ja. Ja kas või see sama Norra, eks ju. Ma mõtlesin, et ma tegelikult alguses ei tahtnudki sinna minna, aga mulle pakuti, et tule kaasa ja ma mõtlesin, kas oli see, ma tõin selle näite ka hiljuti, kas oli see William Booth või? See, kes rajas aita öelda, päästearmee. Nii. Ja siis oli, ma neid täpselt detaili ei mäleta, aga ühesõnaga oli mingisugune kokkusaamine, kas jõulu kokkusaamine või mingisugune suurem päästearmee nagu juhtivtöötajate kokkusaamine. Ja see rajaja, see William Booth pidi seal kõnelema, aga ma ei tea, kas ta jäi haigeks või ühesõnaga ta ei saanud sinna osaleda. Ja siis ta saatis kirja, mis seal siis sellele juhtivtöötajate või nende töötegijate kokkusaamisel ette loeti. Ja siis võeti see kiri, võeti lahti, eks ju, ja seal on ainult üks sõna. Teised. Ja
ja vaata, vahest ei ole sul nagu palju sõnu vaja ja see mõte oli nagu see, et Jumal on meid kutsunud ja ma olen jutlustanud ka sellel teemal, et Jumal on kutsunud meid elama siin maa peal teiste inimeste jaoks. Teiste inimeste heaks. Ja nüüd, kui mind kutsuti nagu Norrasse, siis ma kohe mõtlesin, et sul on üks võimalus, et ma lähen sinna, ma olen kristlaste keskel ja kõik niimoodi. Aga ma kohe mõtlesin, et kuidas ma saan nagu teiste inimeste jaoks, ma kutsusin kohe, et kas ma saan kogu oma pere nagu kaasa võtta. Et mu lapsed saaksid sellest osa nii. Aga osad ei saanud ja siis ma läksin nagu pojaga. 13-aastase pojaga ja mu mõte oli see, et tema võiks olla, et ta on me oleme täiskasvanud, oleme 11 inimest, eks ju kokku, aga et ta saab olla nagu nädal aega, ta saab olla usklike keskel, ta saab olla usklike, ta saab olla nendel koosolekutel, ma püüan talle tõlkida neid asju, eks ju. Saab selles atmosfääris olla. Ta saab olla selles atmosfääris, ta saab olla nagu, mu eesmärk on see, et tema võiks kasvada. Ja kui ma lähen sinna Norrasse, eks ju, siis mõte ei ole ainult see, et mis ma sealt saan. Vaid see, kes mind kutsus, ta ütles juba alguses ja mulle toodud meeldis see mõte nagu. Ütles, et sinna ei tule nagu kokku need inimesed, kes lihtsalt uudistavad või tead, mul ei ole midagi teha või mul on igav. Et sinna tulevad kokku, sinna Torbeni koosolekutele tulevad tavaliselt kokku inimesed, kes nagu päriselt armastavad Jeesust. Ja kui inimesed, kes päriselt armastavad Jeesust, tulevad kokku, siis seal on Jumala vägi ja seal sünnivad imed ja inimesed... Normaalne. Ja, ütles, et tal vend oli nagu vähki täis, eks ju. See, kes mind kutsus. Tema vend oli vähki täis. Ja siis seal oli niimoodi, et see vend ei läinud sinna. Aga tema läks sinna, ta palvetas, et ta tuli ja palvetas venna eest. Ja vend sai nagu, arstid andsid talle nagu väga vähe elada. Ja ta elas veel nagu 2 aastat või ma ei tea, ma ei mäleta enam. Aga nagu pikalt, eks ju. Ja imed ja tervenemised ja kõik väga-väga huvitavad asjad sünnivad, kui usklikud on koos ja armastavad, kes armastavad ja siis ütles niimoodi, et vaata, kui me ütleme niimoodi, et me oleme Torbenit kuulama või vaatama, siis on juba vale. Sa lähed juba vale suhtumisega, eks ju. Ja mulle see nagu suhtumine väga meeldis, et ma ei jookse mingi inimese järele, vaid ma lähen, et koos teiste usklikega otsida Jumalat, Jeesust. Ja seda ma sain ka. Ja ma sain, mu poeg, mul oli hea meel, minu eesmärk on kasvatada üles minu lapsed niimoodi. 2 asja. Üks on see, et kui nemad kasvavad suureks või kui nad kasvavad lapsepõlves, siis nemad näevad, et nende isa armastab Jumalat. Et see ei ole silmakirjalik. Et päriselt ka nende isa armastab Jumalat ja usub sellesse, mis ta räägib nagu. Vaata, üks asi, mis ma nagu nägin ka sellel ajal oli see, ja mis ma olen viimasel ajal aru saanud, et on inimesi, kes väga nagu valdavad väga hästi Jumala sõna ja navigeerivad väga hästi Jumala sõna sellistes kaevavad sügavasse ja mõistavad ja saavad nagu selliseid vaimulikke ilmutusi ja niimoodi. Ja nad seisavad selle sõna peal nendes arusaamistesse, mis neil on Jumala sõnast. Aga ütleme, kui sa tuled nüüd näiteks kas palvetada tervenemist või midagi, siis seal neil ei ole nagu seda usku nagu palvetada, eks ju. Ja on teised inimesed, usklikud, kes nagu Jumala sõnas võib-olla väga nagu, vahest on niimoodi, ma mõtlen, et küsivad näiteks mult selliseid küsimusi, mis ma mõtlen, et väga lihtsad küsimused on, väga nagu elementaarsed küsimused. Ja mõtled, et
huvitav, et tõesti nagu elementaarsed küsimused, et võiks ju teada või niimoodi, aga küsivad. Aga samas usk Jumala vastustesse või Jumala üleloomulikkusesse või et Jumal tervendab, on niimoodi, et ma ütlen, et müts maha, mul ei ole seda kuskilt võtta, aga ma tahaks seda. Ja ma olen näinud inimesi ka järjest, nüüd olen viimasel ajal ka kohtanud inimesi, kes usuvad, et Jumal teeb terveks. Ja see ehitab üles minu igatsust ja minu usku. Ja ma olen näinud täpselt samamoodi usu läbi ise terveks saanud, usu läbi mu palvetades mu lapsed, ütleme niimoodi, et kas mõned suuremad, mõned väiksemad, kergemad olukorrad on. Aga päris suuri olukordi ma ei ole näinud ja ma küsisingi sealt Torbeni nende käest. Ma läksin sinna järjekorda ja ma küsisin, et ja ma näen, et nemad on nagu aastaid olnud sellises teenistuses, kus nad on näinud väga imelisi tervenemisi, väga imelisi parnemisi, üleloomulikke. Ja ma küsin, et kui ma näen ka nagu väiksemal tasandil, kergemaid tervenemise imesid ma näen. Aga kui sul on vaja nagu suuremat tervenemise imet, et inimene on voodihaige või voodis võitlemas ja ma olen palvetanud ja me olen palvetanud koos 6 ja 2 ja 3 ja et kuidas jääda püsima, kui ma ei näe vastust. Ja nüüd, kui sa oled nagu nende inimeste koos, kellel nad võib-olla ei navigeeri siin Jumala sõnas nagu nendes sügavustes niimoodi väga niimoodi võimsasti. Nagu võib-olla mõni teine grupp inimesi. Aga samas neil on nagu usk, et Jumal teeb terveks. Ja vaata, ma tulen Jumala sõna juurde ja ma loen siit Jumala sõnast ja ma saan aru, et näiteks Peetrus ütleb, et hõbedatega kulda mul ei ole, aga seda, mis mul on, seda ma annan sulle. Jeesuse Kristuse nimel tõuse üles ja kõnni ja mees tõuseb üles ja kõnnib. Ja pärast, kui nad peavad andma aru nagu selle eest, variseride eest, siis ta ütleb niimoodi, et usk, mis tuleb temalt. Vaata, minul ei ole seda usku kuskilt võtta. See ei ole minu intellektuaalne mõistuslik usk. See on usk, mis tuleb nagu, mille Jumal annab mulle. See on üleloomulik asi. Ja nüüd Peetrus ütleb, usk, mis tuleb temalt, on selle mehe terveks teinud. Ja vaata, selleks, et see usk tuleb, ei ole sul vaja minna 4 aastaks ülikooli. Või ma ei tea, ükskõik mis kooli. Ja see ongi see imeline ime, et inimene, kes ei navigeeri siin Jumala sõnas, käib, ütleme, 9 korrust, läheb 9 korrust sügavusele sinna, kuskile maa alla, eks ju, toob sealt üles neid aardeid. Nagu Piibel ütleb, et Jumal on peitnud need aarded, need ei vedele nagu lepalehed sul maa peal, eks ju. Ja siis me kaevame ja läheme hästi sügavale ja niimoodi. Et ta ei navigeeri selles alal niimoodi. Aga kuidagi moodi tal on see lapselik usk, et see on nii, nagu Jumal ütleb. Ja ta usub. Ja asjad sünnivad. Halleluuja. Küllap see on nii, et ega see on nii, kuidas sul ülevalt antakse ka, on ju. See ei ole ju nii, et sa ennast nagu ahmid seda värki täis, et nüüd sul on see igas olukorras olemas. Ma mõtlen, et see on ikka, Piibel ütleb ka, et usk pole ka igaühe oma. On ju? See ta räägib vist seda nagu üldises mõttes, on ju? Paulus ütleb, et kuidas kellelegi usu mõõtu mööda on antud. Jah. Et seda antakse ka nagu... Aga et mõnikord on ju ikkagi nii, et kui sa kellegi eest palvetad, siis on, võib-olla sul peab olema natukene enne mingisugune nägemus asja kohta või teadmine, et Jumal tahabki seda teha või et see juhtubki. On ju? Vaata, asjad sünnivad
usu läbi, eks ju. jah. Ja mina olen nagu mõistnud. Ma olen ka 30 aastat usus olnud, on ju. See on juba nii vana. Mingisugused ei, ma ei ole vana. Ma ei ole vana. Jah, aga... Vanausklik. Vanausklik, jah. No. Aga mul on kogemus ja ma näen, et on olukordi, kus kui su ees on haige või mingisuguse, ütleme, haiguse rünnakuga mingisugune asi on ju, inimene, ja sul on vaja ta eest palvetada, siis on olukordi, kus ma ei julge. Mul ei ole, ma kõhklen ja ma kahtlen. Midagi juhtu on ju. Ja Piibel ütleb, et ära looda, et sa kõheldes midagi saad. Jaakobus vist ütleb seda. Mm-hmm. Nii. Ja on teised korrad, kus on lausa niimoodi, et see niikuinii juhtub. Ma võin ju palvetada, aga ega mul tegelikult ei ole usku, et juhtub. Aga, ja vaata, siis ongi niimoodi, et ma kõhklen, ma kahtlen, eks ju, aga on olukorrad, teised olukorrad ja minu oma vaimulik kogemus, kus laps tuleb, ütleb, et mul on see või too asi ja ma ei kõhkle üldse. Ma ütlen, palvetame selle eest ja mitte ma lihtsalt ei ütle, et palvetame selle eest, vaid mul on see, mul on nagu täitsa kindel veendumus. Aga vaata, sellel on ka kindel alus, kui sinu laps tuleb, sest tema on sinu vastutusalas, on ju. Ja seal peavadki asjad juhtuma. Aga mõne teise inimese puhul, vaata see küsimus ei ole see, kes minu ette tuleb, vaid minu vaimulik olukord. No, ja vaata, ma olen näinud seda ka, et kui ma veedan aega näiteks inimeste keskel, kes arutavad, et ei tea, et ei jumal ikka see aasta, see nüüd tänapäeval enam ei tervenda, ei paranda. Oled sa selliseid inimesi näinud või? No, mina ei olegi. Nii, ja et kas ikka nii on või naamoodi on. Aga kui ma olen nagu inimeste keskel, kes on nagu täitsa veendunud ja kes, ütleme näiteks need, miks mulle meeldis seal Torbeni ja nende koosolekutel, mis mulle meeldis, oli see, et neil on nagu inglise keeles öeldakse track record, et sul on nagu see tagasivaate see ajalugu. Et kui sa vaatad tagasi, siis sul on nagu tõestatud ajalugu, dokumenteeritud ajalugu, Jumala imedest, tervenemistest. Mm-hmm. Meil on omal kogudus, kes on mitmed korrad käinud Torbeni koosolekutel. Ta võib rääkida nagu loo otsa nagu pidevalt. Nagu praktiliselt nagu iga nädal või midagi imet juhtub. Sa ei saa salata, et seda ei ole. Ei, see ei ole, see on kogemata, see on juhus või midagi. Ja nüüd, kui inimesel on nagu, kui sa näed, et sa palvetad, et ta saab terveks ja mingisugune või ütleme niimoodi, ja ta palvetab teise, saab terveks, saab terveks, eks ju. Siis sinu usk kasvab. Minu usk kasvab. See on loomulik. Ja nüüd mul on julgus, et tule sa ka, ma palvetan su eest. Ja nüüd, kui ma olen nende juures ja ma kuulan, siis kujuta ette, minu usk kasvab ka. Ka minul on julgus tulla ja julgeda palvetada, eks ju. Tead sa, mida see tähendab? Vali seltskonda, kus sa oled. Ma ütlen, sul oli siin, Pildiraadios oli paar saadet, sa tegid selle Taavi Ustaga, eks ju. Nii. Taavi Usta ta tuli muu ellu niimoodi. Ma olin pikali maas, ta oli mind Pildiraadiost vaatanud, on ju. Ta helistas mulle ja ütles, et kuule Ego, ma olen praegu Eestis, on ju, tees Soomes, et ma tulen sul külla. Ma ütlesin, ära tule, ma olen haige, on ju. Ma köhisin, ma meeletult köhisin. Ja ma ei saanud oma köhast lahti. Ma olin palunud, on ju. Ja ta ütleb, sa ei ole haige, on ju.
ma ütlesin, ma olen praegu pikali maas, et ma tulen sul külla, ära tule, mul ei ole hea olla praegust, on ju. Ja ma ei tea, me nagu seal kas chattisime, helisime ja ma vaatasin, et selle aja jooksul, mis me seal vestlesime, suhtlesime, mu köha läks ära. Ja siis ma ütlesin, et ikkagi ei ole vaja tulla, mis sa tuled sealt, on ju. Ta ütles, et mul on paar riisikotti või midagi, ma annan sulle. Ma tulen, ma palvetan su eest 5 minutit ja ma palvetan su eest 5 minutit ja siis ma lähen ära, on ju. Aga luba ma tulen, on ju. Ma ütlesin, ma ei tea, ma olen juba teel. Ma juba sõidan, on ju. Ja küll, ma ütlesin perele, et tuleb üks külla, ma ei tunne ka, kes ta on, ju. Aga tuleb külla. Ja ta tuleb mulle külla, on ju. Aga mul on nagu selle vestluse jooksul, ma olen nagu 6 aega köhinud. 6, 2. Ja ma ei saa tast vabaks ja ma olen nagu lõpuks, ma olen meeleheitel. Jumal, et ma tahaks nagu sellest vabaks saada. Ja siis Taavi helistab ja me suhtleme seal ja selle suhtluse jooksul ta isegi ei palveta mu eest. Mul läheb köha ära. Ja siis ta tuleb ja ma olen nagu täitsa niirus olukorras, ma olen seal palavikus maas, eks ju, ja ta tuleb mulle külla, poiss küsib, et kas teed tahad või midagi, toob talle tassi teed, istub sinna maha, hakkab rääkima, ta istub mul voodi kõrval, ma olen diivani peal, teki all, on ja, istub mul ja ta pidi 5 minutiks paletama tulema. Ja istub mulle sinna, hakkab rääkima ja me räägime, ma ei tea, 1,5–2 tundi või kui palju. Ja selle vahepealsel ajal ma tõusen püsti sealt voodist. Ja kui ta tuleb, ma olen haige, kui ta ära läheb, ma olen terve. Nii, seda... Ja ma ei saa aru, kuidas ma terveks vahepeal sain. Ja me mitte midagi ei teinud, me lihtsalt rääkisime, eks ju. Ja vaata, tema kaudu tal on usk tervise, ütleme, nendesse. Ja selle kaudu mina sain usku. Ja nüüd, kui mul oli teine probleemid, siis ma vist rääksin. Järgmine kord ma helisin Taavile, kuule, mul häda käes, on ja. Mul pole usku. Mul on vaja tervise, ma ei mäleta, mis seal oli. Nii. Ja ta küsib, et mul oli, poisil tal olid võistlused. Ma vist rääksin ka seda, aga hea on korrata. Poisil olid võistlused järgmisel päeval, tal tulid palavik ülejärgmisel päeval. Ja ma mõtlesin, et ma palvetan, või nädal algus tuli palavik ja ma ootsin, et Juuda nagu selle nädal lõpuks ikka terveks saab. Aga üks päev läheb, teine päev läheb, 3. päev läheb ja nädal lõpp tuleb kätte ja tal on võistlus tulemas, ta on palavikus, abikaasa ei lase teda nagu sinna, on ja. Palavikuga võistlema motokrossi võistlustele. Ja siis, ja ma olen palvetanud ja see ja siis ma olen ja ta ei saa terveks. Ja siis ma helistan nagu viimas hädas, helistan Taavile, ütlen, et Taavi, nüüd on küll häda käes, eks ju. Et mul on poisil palavik, eks ju. Või ta on, ja meil oleks vaja, et ta terveks saaks, on. Ja ta ütleb, et ei ta palju tal siis see palavik on, ma ütlesin, et 38 midagi, 38,5 või midagi nii. Ja siis Taavi küsib, et ja palju sa tahad, et tal oleks? Ma ütlesin, et ma tahaks, et tal üldse ei oleks palavikku. Ja siis Taavi ütleb, siis nii olgu. Nii olgu. Nii, kuidas sul muidu elu läheb? Ja olid kõik. Nii olgu. Ja vaata, hea nagu, ja nii ongi, on ja. Ja siis me otsustasime, et hommiku kell 6 tõuseme ülesse ja siis otsustame, lähme ei lähe, on ja. Hommiku kell 6 tõuseme ülesse, poiss täitsa terve. Ja vaata, nende inimestega, kellel on usk üleloomulikku Jumalasse, on hea koos olla, seepärast, et selle kaudu kasvab ka minu usk.
ka minul on siis julgus. Ja hiljem oli niimoodi, ma mõtlesin, tuli veel üks olukord. Ma mõtlesin, ma ei saa kogu aeg niimoodi, et nii kui mul häda käes, ma helistan Taavil, kuul mul on vaja terveks saada. On ju. Ja siis ma ütlesin, ma pean nagu ise ka rakendama. Ja rakendasin ise ja täpselt samamoodi see sünnib. Nii nagu see, kes meid kutsus sinna Norras, ütles, see ei ole ainult ühele, see on kõigile. Halleluuja, imelised. Amen. See tähendab seda, et me vajame üksteist. On ju nii? Et selle jaoks ongi nagu, selle jaoks on ka kogudus. Ütleme, kohalik kogudus on ju. Ütleme, väikesed osadused, mis iganes on ju. Et üksinda on keerulisem. Üksinda on keerulisem, aga vaata, Jumal on meid teinudki nagu üheks, me oleme Kristuse ihu. Ja igal ühel on oma roll. Ja vaata nüüd, see, kellel võib-olla ei ole seda, nüüd teine inimene on, ma enne ütlesin, et teine inimene kaevab nüüd Jumala sõna sügavustes. Tal on teine kutsumine. Ongi. Ta kaevab, puurib, on ju, kaevab siin, seal erinevates valdkondades ja tema seisab nüüd selle koha peal, selles, mis tema veendumused on. Vaata, kui Jeruusalemm Jumal lasi Nehemial ja Esral uuesti üles ehitada, siis Jeruusalemma müür oli ümber linna olev müür oli katki, seal oli need väravad, igast lambaväravad ja igast väravad, põhja- ja lõunaväravad ja mis seal olid, eks ju. Ja see müür oli katki ja nüüd nad pidid hakkama ehitama ja vaenlased olid, siis iga üks oli nagu selles müüris oma koha peal. Ja täpselt samamoodi me oleme nagu Kristuse ihuna, meil on erinevad kutsumised, mul on erinev kutsumine kui sul, eks ju. Vaatan, Leevil on teistsugune kutsumine, mul on teistsugune kutsumine. Inimestel on nagu erinevad kutsumised. Üks on evangelist. Ta kogu aeg nagu tahab, ta mõtleb, et kus ma saaks nagu evangeliseerida. Teine on kutsutud õpetajaks, eks ju. Et näiteks mina ka, ma ei oska väga, ma julgelt küll tunnistan ja räägin, eks ju, ka täitsa võõraste inimestega. Mul ei ole see probleem. Poemüüjatega või niimoodi. Aga evangelistil on see and tuua selle inimese nagu usule. Aga evangelistil sageli ei ole seda andi, seda usule tulnud inimest nüüd toitma hakata. Mina oskaks nagu teda toita. Mul on Jumal andnud selle, eks ju. Et aga kui sa tood ta mu juurde, ma oskan teda õpetada, aga ma ei oska teda nii väga hästi nagu, sealt maailmast nii, et ma võin tal rääkida. Aga ja Jumal teeb oma osa, eks ju. Aga vaata, üks huvitav asi. Vaata, kui sa loed, üks sündmus piiblis on ju, kas see oli Paulusel, kui ta tegi, seal keegi sai terveks, on ju, ja siis läks nagu mölluks lahti. On ju. Ja hakati teda nagu seal ülistama ja mingid ohvrid tooma isegi, mis iganes oli, seal taheti vähemalt. Aga vaata, mis nad ütlesid, üks huvitav nagu tekst oli, et see ei ole terveks saanud mitte tänu sellele, et tänu meie pühadusele. On ju. Vaata, meil on nagu selline arusaam väga sageli, et kui nagu sa pead hirmus püha olema. Et kui sa palvetad ja keegi sai terveks, need vend Taavi on hästi püha vend. On ju? Aga nad ütlesid, et see ei ole üldse, ei ole sellest, et see oli hoopis tema kaudu tuli, et ta andis selle nagu usu, on ju, et inimene võiks terveks saada. Meie pühadus ei ole siin mitte midagi. See on Jumala poolt, ühelt poolt on see on mõlemad pidi nagu see, kes tuleb, on ju. Näiteks see, kes veritõbine naine oli. Ta tuli Jeesuse juurde, et kui ma saaksin puudutada kas või tema kuube, siis ma paraneksin. Ja Jeesus ütleb sageli nendele inimestele, et su usk on su terveks teinud. Ja. Pimedatele ütleb, et mida te tahate, et ma teile teeksin, et ma näeksin.
sulle sündigu su usku mööda. Nüüd, meie pühadus ja meie kutsumine on nagu kaks eri asja. Et kui ma olen kutsutud, näiteks sa kindlasti mäletad, säke veend läks igavikku nüüd mõni aeg tagasi, Toivo Jürgenson. Nüüd, temal oli evangelisti and ja tal oli tervendamise and. Inimesed said terveks, kui ta palvetas. Ja päris reaalsed asjad olid siin. Ja nüüd Toivo rääkis seda, kui ta oli uuesti tagasi tulnud peale neid aastaid, mis ta jõi, eks ju, ta tuli tagasi, ta ei saanud alkoholist lahti, Jeesus tegi ta vabaks ja siis ta mulle rääkis selle, ju ta on teistel ka rääkinud, aga ta mulle rääkis ka selle loo ja ütles, et näiteks ta läks maailma, ta läks allmaailma, ta oli nagu maffia värgis, ta oli kõrge positsiooni peal ka seal, eks ju, ühesõnaga käsutas seal ühesõnaga, ta ei olnud see, keda lükatakse, tõugatakse, aga ta oli nagu kõva mees. Ja siis on sul elus, on sul viin ja alkohol ja raha ja naised ja kõik on niimoodi. Ja ta ütles, et ja nüüd ta oli nagu, ta oli omal ka abikaasa. Aga ta oli nagu, ta elas sellest lahus, eks ju, ja abikaasa lapsed. Ja nüüd ta on maailmas, ta on jumalast ära, ta on ennast purju joonud ja ta on võõrnaisega voodis. Ja ta magab seal norinal. Alkoholi uimas, aga see võõras naine, kellega ta nagu abielu rikub. See on kuulnud, et Toivole, kui ta oli jutlustaja, et tal oli tervendamise and ja sel naisel on mingi terviseprobleem. Ja ta võtab selle Toivo käe, selle norinal magava abielu rikku ja joodiku käe, paneb enda peale ja loodab, või ta ei oska paluda, ta pole usklik, eks ju, aga ta loodab, et äkki talle ka sünnib mingi ime. Ja tead, see naine saab terveks. Ole sa terve. Jah. Nii, vaata, Piibel ütleb, et Jumal ei võta ära oma kutsumist, eks ju. Nii. Aga see ei tähenda, see ei anna õigustust, et see elu on nüüd sul õige. See elu on sul täitsa vale, aga see and toimib sul ka seal. Sest see on Jumalast. Et ta ei võta oma ande tagasi, on ju. Ja. Huvitavalt on öeldudki nii, jah? Jah. Nii. Ja minul oli näiteks see sõber, kes samamoodi oli Toivo sõber ja ta läks maailma ja jõi seal 10 aastat, eks ju. Ta ei käinud koos Jumalaga. Aga ta oli muu sõber, ta oli mu endine vaimulik karjane isa, eks ju. Isegi. Ja siis, kui ma iga kord, kui ma taga kokku sain, eks ju, ta oli maailmas, ta jõi, vahest ma sain kokku, ta oli purjus, eks ju. Aga kui ta rääkis mulle, siis Jumal tema kaudu rääkis muu südame vastu. Rääkis õigeid asju. Vaat huvitavad aga see ei tähenda, see ei anna õigustust, et see elu on sellepärast nüüd nagu õigustatav. Aga Jumal kutsub meid pühadusele, see on selge, eks ju. Aga vaata, see pühadus ja õigus on ka nüüd niimoodi, et me taotleme seda pühadust ja me taotleme nagu õigust, et õige olla Jumala ees, eks ju, ja pühad. Ja vaata, siin me lähme sageli nagu täitsa valele teele ja seda on nagu nii palju meie kogudus, kristlikus elus, eks ju. Et Leevi eile me olime koos, rääkisime ja tõi sellise asja sisse, et tubli olemine, koguduses tubli olemine. Et me tahame olla nagu tublid lapsed, nagu koolis. Tublisid kiidetakse, sa oled tubli, sa teed kõik hästi ja õigesti ja sul on vihikud korras ja hinded on head ja kõik nii. Ja nüüd see teine, kes ei ole, tal on 2-3, eks ju, vihikud on punased, kõrvad on kõik küljes, eks ju. Ja siis üks saab nagu põlastus, teine saab nagu kiita, medalid, pagunid, kõik on peal, on ja nüüd me pingutame selleks, et olla nagu
see tubli õpilane Jumala ees. Ja vaata, me ei mõista nagu seda, et meie õigus ja tublidus ei teeni nagu mitte midagi Jumala ees. Ja õigupoolest teeb meile ainult kurja. Ja kui me oleme väga tublid, siis me hakkame nagu põlgama ja ülevalt alla vaatama nagu teiste inimeste peale, kes siis ei ole tublid, eks ju. Ja me sunnime neid ka tublid olema. Ja lõppkokkuvõttes on see nii nagu Rooma 5. peatükk ütleb, et 4. peatükk ja salm 15 ütleb, sest käsk toob viha. Ja vaat siis, ja selle kaudu see ongi niimoodi, et miks oli näiteks Luuka evangeeliumis 15. peatükk, see on väga tuntud see kirja kohta kadunud pojast. 2 poega. Ja üks poeg läheb ära, tuleb tagasi ja isa korraldab võõruspeo, tapab nuumvasika ja pidutsevad ja rõõmutsevad. Ja vanem poeg, kes on kogu aeg nagu isa juures olnud, ei suuda sellest rõõmu tunda. Ja ta on täis viha ja kibedust, et ma olen olnud alati ma olen olnud see tubli. Ja tema ei olnud tubli ja ma olen olnud tubli. Terve oma elu olen olnud sulle tubli, eks ju. Olen sind orjanud ja teinud kõik ja sa pole mul mitte midagi andnud. Ja vaata, me nagu ei mõista seda, et tegelikult selles Luuka 15, see kadunud poja lugu, siin on väga suur saladus nagu sisse peidetud sellesse kadunud poja sellesse elusse, et alguses olid nagu mõlemad olid pojad. Ja nüüd, kui see noorem poeg läheb ära, ta läheb isa juurest ära, võtab oma raha kaasa, läheb isa juurest ära ja nüüd tema arvab, et tema saab nagu üksi hakkama. Et ta saab üksi hakkama ja ta läheb isa juurest ära ja ta proovib üksi elada ilma isata. Ja ta ei saa hakkama. Ja siis, kui tal on häda täitsa käes, siis ja nüüd ta on veel nagu selle lapse seisuse ka ära kaotanud. Seepärast, et isa pärast ütleb, et see mu poeg oli surnud. Ja ta ise mõistab seda, et ta on kaotanud oma lapse seisuse, ta on sellest nagu vabatahtlikult loobunud, nii nagu Eesav loobus esmasünni õigusest, selle kausi porsi supi eest, eks ju, punase leeme eest. Ja ta ütleb, et ta on seal kaugel maal ja ta mõtleb niimoodi, et ma pole enam poeg, aga ma lähen tagasi ja ütlen, et aga võta mind vähemalt sulaseks. Ja nüüd ta pöördub tagasi ja vaata, isa ootab teda. Isa ootab teda ja ta teab. Ja nüüd poeg tuleb tagasi ja isa annab talle uuesti need asjad, mis ta annab, ta taastab tema poja seisuse. Ja nüüd on isal jälle 2 poega. Aga vaata, see esimene poeg, see noorem poeg tähendab, see noorem poeg ei ole enam see sama poeg, mis ta oli ära minnes. Sest sellest poja seisusest ta ise loobus ja isa jaoks oli ta surnud. Isa tunnistas 2 korda, et see mu poeg oli surnud ja on saanud elavaks. Ja ta ütleb niimoodi, ja vaata, see on nii ilus, et nüüd on ta taas poeg, nüüd on ta poeg armust. Nüüd on ta ainult armust poeg. Ja vaata, see saladus on nagu see, et Jumal tahab meid selle tagasi tulnud pojana, kes on ise pöördunud tagasi. Ja see pöördepunkt on see, et ma ei saa ilma isata hakkama. Ma ei saa ilma Jumalata hakkama. Nüüd vaat see inimene, kes jõuab selle koha peale, et ma ei saa ilma isata hakkama, tema tuleb isa juurde, et ütleb, ma sõltun sinust ja tal on poja seisus on armust, aga kõrval on poeg, kes ei ole seda läbi elanud ja kes on tubli.
kes on tubli usklik, teeb kõik, mis on vaja. ja nüüd siin on rõõm, sest siin on arm ja siin on viha ja kibedus. Ja vaata, seepärast on näiteks, ma lugesin, on see kuulus koht, okei, sa tahtsid midagi öelda? Jah, ma tahtsin lihtsalt seda öelda, et tead sa, meil on juba see esimene tund saab meil läbi ja meie raadio FM-i aeg saab läbi. Et me lähme sinuga edasi üsna pea. Me pole poliitikast veel rääkinud. Ja me lähme edasi, nii et Pildiraadiost tulevad asjad, jutud nagu edasi, eks ole. Jah, aga see, mis sa praegu rääkisid, see on tegelikult väga nagu lahe. Nii ta ongi, on ju. Ja. See tekst. Ei, nii ta ongi. Nii ta ongi, jah. Nii ta ongi. Jah, et aga head raadiokuulajad, raadios läheb edasi Oleviste tund ja seal on ka targad jutud, on ju. Aga meie lähme siin üsna pea edasi, ja meie jutud lähevad edasi, on ju. Kas kadunud poegadest või kes millest iganes. Aga muidugi mõni nüüd mõtleb küll seda, et jama küll, et ma pean ka mingit jama tekitama hakkama, et üldse nagu selle nagu õige poja seisuse kätte saada. Ei pea. Kas me lülitasin juba ümber või? Ei, veel mitte, sul on 1 minut aega. Sa võid sellega midagi ütelda veel. 2 minutit, ütleme, et nendele, kes nüüd mõtlevad seda, et jama küll, kas ma korraldan nüüd mingi jama, et ma võiksin tagasi pöörduda, eks ju. Mitte selles ei ole küsimus, sa oled niikuinii selle jama juba niikuinii korraldanud. Meil on vaja nagu näha, et me üksinda ei saagi hakkama. Jumalal on vaja meid tuua nagu selle koha peale, muideks see on ka Rooma kirjas. Kuule, aga see, mis isa ütles sellele teisele pojale, et tegelikult sul ongi kõik olemas ju, on ju? Oligi, et aga ta ei saanud mitte midagi osa sellest. Sa lihtsalt ei kasutanud seda, on ju? Jah, aga vaata, mitte küsimus ei ole kasutamises, vaid küsimus on selles, et see poiss, see poeg, see teine poeg nägi nagu tema teenis isa oma tublidusega. Vaata, käsk. Ma nüüd ei tea, kunas see 2 minutit ära lõppeb. Nii, no 1 minut veel. Et tema püüdis oma tublidusega saavutada nagu isa heaks kiidu. Ja vaata, kui see toit on, Jeesus ütles, et mina olen eluleib. Ja see toit on vaimulik roog, eks ju. Ja me teame, et Jumala sõna Jeesus ütles, mina olen eluleib, kes seda leiba sööb, see elab igavesti. Ja see on eluleib, aga eluleib ei ole mitte kirjatäht, sest kirjatäht suretab, aga vaim on, mis kes teeb elavaks. Ja nüüd Jumala vaimu poolt elavaks tehtud Jumala sõna on meile eluleib. See on eluleib. Kas sai läbi? Just, ja see on eluleib.